Nonii, täna meil siis veebiseminar on MBOT2-st, prototüüpimisest ja asjade internetist. Et salvestame ka seminari ja kui teil on küsimusi, siis kirjutage need kindlasti chati, et seal üleval meil on selline tore märgikene, täpselt selline ja küsimusi saab siis jooksvalt läbi tekstivestlus esitada ja salvestame terve selle kohtumise. Esineja on meil täna Endo Viires. Tere. Nüüd ma annangi sõna talle. Mina olen Endo ja mul on antud au esitada siis täna erinevaid seadmeid MakeBlockilt ja proovida anda väheseid ideid ka selle kohta, et mis nendega võiks peale hakata, kuidas koolis neid kasutada. Ja tere kõikidele, kes olete siia tulnud ja mul on väga hea meel, et teid nii palju siin on. Ja nagu Janne ütles ka, et kui teil vahepeal küsimused, kirjutage neid siis chati ja võtame neid siis jooksvalt või siis kohe kindlasti, siis kui me oleme selle põhiosa lõpetanud, siis võib kõik erinevalt läbi käia. Aga meil on ka eelnevalt tulnud juba mõned küsimused ette. Näiteks on tulnud selline küsimus, milleks on MBOT2 üldse mõeldud, et sellele ma kindlasti nüüd selle teema sees vastame ja võrdleme ka vanemate mudelitega. MBOT on juba päris pikalt turul olnud. Siis on küsimus tulnud selline, et kas saab kasutada matemaatika õpetamisel? Ja loomulikult saab ja pakun ka võib-olla mõned mõtted, mida saaks seal teha ja kuidas ja mis tundides kasutada. Et ma arvan, et hakkan lihtsalt teemat käsitlema ja siis eks sealt hakkab ideid kujunema ja võime vabas vormis alati siin vestelda ja mõelda, et mis nendega veel teha saab. Et minu kogemus töötates koos MakeBlocki toodetega ütleb, et see on võimekas laiendatav platvorm, alustada võimalik väga väikestest asjadest ja sisuliselt arendada seda ükskõik kuhu ja teha seda, mida ühes hariduskeskkonnas ja sellise robootika ja mehhatroonika ja programmeerimise vallas võiks üldse pähe tulla, et igavesti tore asi. Aga hakkame siis pihta, et uus MBOT2, näitan teda siia siis kaamerasse, et on siuke ilus, natuke kaasaegsema välimusega, võib-olla ka vana, et kui te selle slaidi pealt näete, siis on meil olemas siuke roosa, näitan sellised roosad ka, siukse vanam MBOT. Ja MBOT ise on siis sellise mudelina olnud turul juba päris pikka aega, üle 5-6 aasta. Ja kui vana mudel oli siuke Arduinol põhinev ja tal olid siis baasandurid siin peal, ees ultraheliandur, siis on tal all siuke lihtne joonejälge või optiline andur, siis on siin veel tema süsteemikaardi peal tal liikumisandur, valgusandur ja heliandur, siis see on selle platvormiga on nagu väga hea olnud teha sellised esimesed nagu sisseastumised robootikasse ja saada aru, et kuidas üks robot üldse võiks käituda ja mida temaga teha saaks ja programmeerida ta siis plokipõhise Scratch programmeerimisliidesega. Vana MBOT-i sai ka siis Arduino keeles programmeerida. Uuel on mõned muudatused ja loomulikult saab selle seadmega Bluetoothi najal ühendust võtta ja temasse laadida programme. Uuel on nüüd muidugi palju uusi asju. Võib-olla üks esimene asi, mida ma tooks nüüd esile, on see, et kui siin vanal MBOT-il oli arvuti, siis siin kaane all konkreetselt kinni, siis siin on arvuti kohe täiesti eraldi. Arvuti on võimalik niimoodi eraldi ära võtta. See on seda siis MakeBlock kutsub sellise nimega CyberPI, mis on siis väike mikroarvuti ja mille sees on siis kogu selle loogika. Ja selle CyberPI küljes on siis hulgaliselt erinevaid andureid ja võib-olla see põhiline erinevus ongi see, et kõik andurid on viidud siis süsteemiplaadi pealt siis mikroprotsessori juurde pigem ja selle süsteemikaardi peal on siis pigem sellised ühendusliidesed, akud ja kõik selline, mis on vajalik siia lisaseadmete nagu liidestamiseks. Üks teine erinevus, mis on ka uue MBOT-i puhul,
on see, et kui vana M-boti puhul oli võimalik lisaseadmeid ühendada läbi RJ25 portide, mis on siin külje peal ja nendest juba 2 olid koheselt kinni siis alumiste mootorite tarbeks ja siis vabaks ja ainult 2 liidest, siis ta jäi päris lihtsalt võis jääda kitsaks laiemate projektide jaoks ja siis oli vaja juba valida näiteks võimsam mudel või lisada siia siis süsteemikaarte juurde. Siis M-bot 2 on selles suhtes palju võimekam. Et lisaks sellele, et tal on siin juba kohe päris mitmeid porte, kuhu on võimalik nagu mootoreid ja lisaseadmeid kinnitada kohe siia, on siin ka siis serial port, millel on võimalik siis ühe serial liidese kaudu panna siis jada ühendusse 10 seadet ühe nagu kaabli külge või ühe nagu ahela külge. Ja kui sinna panna veel vahelülisid juurde, siis võib seda kordistada kuni kümnete andurite, nii et andurite ja seadmeteni olenevalt sellest, kuidas seda vaja juhtida. Ja see teeb temast nagu väga võimeka seadme päris laialdaste ja huvitavate projektide tarbeks. Et olles seda temaga nüüd mõned ajad mänginud, et ta tuli ametlikult välja 15. aprillil sellel aastal. Ja olles nüüd mõned nädalad temaga mänginud, mulle väga meeldib. Ja kindlasti igav sellega ei hakka. Juba ainuüksi M-bot 2 enda uued andurid on päris head, et ta on eest tugev ultrali andur, mis on väga täpne, päris piisava ulatusega. Siis on tal uus optiline andur, kui vanal M-botil oli 2 optilise anduriga andur või silmaga andur, siis siin on 4 silmaga andur. Lisaks on selle anduril erinevaid värve võimalik valida, mis annab väga suure võimaluse erinevatel pindadel, erinevates keskkondades seda valgust nagu kasutada, tagasi peegeldada ja samamoodi ka iga andur on eraldi seisvalt programmeeritav, teda on võimalik rakendada erinevates kohtades ja anda robotile väga täpseid ülesandeid, olgu see siis joone jälgimine või laua pealt mitte maha sõitmine või mingis teises ruumis liikumine. Väga palju sellist erinevat uut võimakust on juures. Siis uuel M-botil on uued mootorid, mis on kasutusel nagu MakeBlocki teistel mudelitel ja Rangeril ja 10.1. Need on võimsamad, kiiremad ja vastupidavamad ja annavad palju pikem eluea. Ja kindlasti hästi oluline on see, et kui vana M-botil oli siis siin selline patareide sahtel, kuhu on võimalik tavalisi patareid panna või siis panna siia siis laetavaid akusid, siis uuel M-botil on siis kohe aku, mis on sisse ehitud ja seda saab laadida ja see annab teatud siis mugavuse kindlasti klassiruumi juurde. Ka vanale M-botile on võimalik akusid hankida, et see vana M-bot ei lähe kuskile meil tootmisest veel maha, teda veel toodetakse, tema hind on märgatavalt odavam ja see annab võimaluse siis alustada soodsalt päris põnevaid projekte ka edaspidi. Samamoodi on ka vanale M-botile erinevaid lisaseadmeid, et näiteks mul on siin üks selline tarbikene, ka erinevad andurid, mida on võimalik siis kõvasti nagu juurde panna sinna, et selleks, et seda oleks siis võimalik teha, on siin näiteks samas kompletis kaasas ka eraldiseisev süsteemikaart, mis siis võimaldab erinevad andurid siis külge panna. Uuel M-botil seda eraldi süsteemikaarti siis nii vaja ei ole, vaid siia saab siis koheselt läbi selle serial liidese, mis siin on, nagu siis neid päris mitmeid panna. Ja võib-olla see oleks nagu põhiline erinevus nüüd kahe sellise roboti osas. Ja mis temaga siis teha saab? Lähme äkki võtame selle järgmise slaidi sealt. Robot nagu robot ikka, et mida saab robotiga teha? Kõige olulisem, mis robotiga saab teha, on õppida robotiga suhtlema. Ja olenevalt sellest, et mis andurid ja mis tegevused teil plaanis on võimalik väga erinevaid projekte teha. Juba olemasolevate andurite pealt M-botil on siis, nagu mainisin, ultraheli andur, valgusandur, siis on tal selle CyberBI moodulis või arvutis on sees siis kiirendus- ja liikumisandur, mikrofon, valgusandur, tal on siis siin sees ka, oleme käima ka, siis näete ka, on siis LED-riba, mida on siis võimalik eraldi kuidagi liigub on näha.
jah, LED-riba, siin on võimalik erinevaid siis värvi tulesid ükshaaval sisse-välja lülitada, olenevalt sellest, mis teie programm tahab teha. Cyber BI võimaldab siis siia sisse laadida 8 erinevat programmi, mis on suur erinevus vana M-boti ees, mis oli sisuliselt ainult üks programm ja selle sisse, ühe programmi sisse on võimalik siis erinevaid käske panna. Siia on siis võimalik panna see, kui tunnet üks külaline ütleb meile, et ekraanil on ainult slaidid ja video ei ole näha, kas see on tõsi? Teate, kui te näete seda endo pilti, vajutage selle peale ja teil muutuvad slaidid siis M-botiks ja endoks. Kas õnnestus? Nüüd sa oled sina seal hoopis. Tore. Ma said kinni või? Õnnestus? Õnnestus, jah, äge. Et nagu ma ütlesin, on võimalik 8 erinevat programmi panna ja Cyber BI annab talle siis võimaluse, et kuna M-bot 2 on ka rohkem nuppe, annab nende programmidega, on lihtsam nende programmidega suhelda. Et siin on siis Cyber BI või M-botil on siis juhtkang, millega on võimalik siis üles-alla, vasakule, paremale liigutada ja läbi siis menüüde või teie oma tehtud programmi siis kutsuda esile mingisuguseid nimekirju või siis käivitada erinevad käskuli. Ta töötab ka siis vajutatava nupuna. Samamoodi on siis siin olemas ka start nupp, stop nupp. Need nimed ei pane miskit pidi neid lukku, neid saab siis tarkvaras seadistada täpselt sellisel, nagu teil omal vaja on ja siis käivitada praktiliselt ükskõik mida. Ja nagu ka siis slaidi peal praegu on näha, on siis võimalik sinna väga palju erinevaid andureid siis nagu juurde panna. Et näiteks alustamiseks on kohe väga hea, et kui teil on olemas, et kust siis üldse alustada võiks. Et üks võimalus on see, et hangite omale selle toreda roboti ja saate kohe siis põhimõtteliselt nii roboti kui siin sees oleva siis Cyber BI arvuti. Samamoodi on võimalik siis Cyber BI arvutit osta eraldi. Seda arvutit siis tuleb siis sellise kahe tükina. Üks on selline arvuti nagu ise, mis siis läheb siis M-boti peale, kui vaja on, aga eraldiseisvat kasutamiseks on tal siis olemas selline nagu laienduspesa või arvutil nagu dokk, mille sees on siis aku, panete selle siia peale, käivitate selle mehhanismi ja siis on teil olemas iseseisvalt töötav arvuti, kuhu siis on võimalik päris palju panna siis lihtsalt andureid läbi selle sama serial board'i, mis on siis ka M-botil, siis 10 ja 10 andureid siia külge panna ja lisaks on siin otsas siis erinevad liidesed siis ka natuke kangemate mootorite ja seadmete panemiseks, mis eeldavad siis voolu olemasolu või mingit teistsugust signaali. Et see annab päris suure laialdusvõimaluse, et sisuliselt me võime öelda, et see Cyber BI alumine moodul on siis vähendatud versioon siis M-boti nagu süsteemikaardist, mille külge saab siis erinevaid asju panna. Ja see Cyber BI ja ka M-bot võimaldab siis väga palju erinevaid programmi juba teha ainult nende andmete baasil, mis on, aga kui selleks peaks nüüd puudu tulema, siis on siis erinevad komplektid. Et esiteks on siis kõige väiksem komplekt, on selle innovaatori komplekt, kus siis tuleb koheselt kaasa lisa veel üks ultraelihandur, puutetundlik plaat, kus on siis 8 erinevat puutetundlikku ala, millega siis võib emuleerida kas erinevaid äppe või sinna külge ühendada kurke ja banaane ja teha nendest klaverideks. See on nüüd täiesti juba ideekavandi küsimus, et mis sinna külge saab panna. Aga suke lihtne, siin on siis ka üks väike LED-riba ja siis on 2 mootorit. Üks on siis servomootor, millega siis teha väiksemaid liigutusi ja siis ka põhimootor, millega siis midagi siis konkreetselt käivitada. Näiteks teha isekäiv lahti või prügikast või eest ära liikuvad kardinad või väga toredaid mõtteid võib teha. Aga kui sellest peaks väheks jääma, siis on olemas palju erinevad laienduskomplekte, et siin on siis olemas mul üks kast nagu alustaja komplekt,
kus on siis juba 10 andureid ja ma olen siin ka pannud mees kokku teile ühe ahela nendest samadest anduritest, et siin on mul siis CyberBI üks väike vend, ma toon selle ka teile ette, et kui sa ühe slaidi tagasi paned korra, Janne mulle, siis te näete, CyberBI kõrval on mul üks HaloCode väike arvuti, et sisuliselt on MakeBlockil olemas ka selline väike arvuti nimega HaloCode. Siia on võimalik panna siis ainult ühe programmi, aga tal on samamoodi liikumisandur, heliandur, mikrofon, siis on LED-i riba 12 arvuline ja siin on ka kiirendusandur ja kõik selline, mis on vajalik näiteks mingi asja käivitamiseks kaugelt, et võimalus on panna siis need see CyberBI arvuti ja see HaloCode arvuti omavahel siis ühte võrku, tekitades siis nii-öelda oma interneti ja siis juhtida mingisuguseid signaale lähedalt ja kaugelt, nii nagu täpselt seda vaja on. Mina panin näiteks kodus anduritega oma kabinasse valve, sest mul üks kass käis siin oma häda tegemas ja ma sain ta kätte, ma sain aru, kumb nendest oli. Põnev koduprojekt. Ja siin on mul tehtud siis väike ahel nüüd Embuidi andurite baasil, et mida siis praegusel hetkel juhib siis HaloCode arvuti ja siin on siis Embuidi komplektides, andurite komplektides on see aku, on siis ekraan, samamoodi on siis erinevad andurid, siin on siis liikumisandur, siis on siin valgusandur, et kui ma seda puutun, siis läheb siin tuli põlema, läheb pimedaks ja valgeks, et lihtsalt käsustikud, aga need programme võib teha väga keerulisi, kas siis plokipõhise programmeerimisega või Python-põhise programmeerimisega. Ja need andurid tulevad siis ka sellistes komplektides, tulevad samasugused sellised plaadid kaasa, et kui näiteks õpilastele anda kätte üks komplekt 2 peale, siis ma usun, et siin on päris mitmeks tunniks on lastel ikka mõtlemist ja tegemist. Ja kui me arvestamegi, et näiteks klassis on umbes 20 last, siis 10 komplekti klassi kohta oleks see optimaalne, aga saab ka vähemaga hakkama, kui hästi mõelda. Ja samamoodi võiks siis olla enam-vähem iga 2 lapse peale kas siis üks arvuti, Mbot või CyberBI või siis HaloCode, mille külge siis neid ühendusi teha ja ahelaid ja andureid käivitada ja juhtida. Et mis meil siin võiks veel edasi minna. Et siis need komplekt on siis veel jääme selle komplekti juurde veel korra pidama. Et komplekt on siis erinevaid ja kui juba minna sellele, et missuguseid mida saaks siis nendega teha ja mis klassides ja tundides võiks need kasutada, küsimus on siin näiteks matemaatika kohta. Matemaatika osas on võimalik Mbotiga ja CyberBI-ga ja HaloCode'iga teha väga palju erinevaid asju. Üks on juba puhtalt selles programmeerimiskeskkonnas ja mingite tulede ja liikumiste baasil teha erinevaid arvutusi. Näiteks kui te liigutate seda HaloCode'i siit kohast siia, siis seal on mingi vahemaa, kui te panete sinna ultraheli anduri külge või kaugusanduri külge, te saate erinevaid sisendandmeid kasutades teha mingisuguseid arvutusi. Siin konkreetselt selles CyberBI arvutis, ma loodan, et siin on näha, olen ma praegu teinud siis lastele sellise lihtsa korrutamise ja jagamise ja protsentarvutuse lihtsalt mängu, et näiteks on siin vaja lihtsalt võtta üks number, mis ta umbes on, arvata, vajutada nuppu, seal tuleb õige vastus alla, tegin siia protsentarvutuse koha pealt samasugune, et väga erinevaid asju on võimalik käivitada ja puhtalt juba sellise asja peal ja õpetada lastele ühtepidi, kuidas programmi kirjutada, aga teistpidi ka aidata mingites lihtsates asjadest iseennast testida ja mingeid matemaatilisi tehteid juba teha puhtalt nende lihtsate vahenditega. Samamoodi, kui see CyberBI-sse näiteks teha korrutustabel sisse, on võimalik panna ka tulemuste peale, iga tulemuse arvutamise peale robot midagi tegema. Näiteks 4x4 on 16, tee 16 sammu edasi näiteks ja erinevaid võimalusi, et neid on päris palju ja nüüd väga hästi palju loeb sellest, et kui palju seda ideed on olemas, et mille baasilt midagi üldse ehitada. Aga tulles nüüd nende komplektide juurde tagasi, et siis nagu ütlesin, kõige väiksem on innovaatori komplekt, mis annab siis seal mõned andurid ja mõned mootorid
aga nüüd erinevad komplektid võimaldavad siis tuua erinevat sisu. Aga alustaja komplektis on selline baasandurid, mis elementaarsed on, liikumisandurid ja valgusandurid ja temperatuuriandurid, siis teaduskomplektis on sees mingid juba konkreetsemad erinevad andurid, näiteks gaasiandurid, näiteks seal mitu erinevat niiskusandurit, niiskus- ja temperatuuriandurit, siis on seal, kui ma ei eksi, oli seal mulla niiskusandurid, erinevad selliseid asju, mis just võimaldavad teadusprojekte teha, et kui täpsemat informatsiooni on vaja, mis see täpselt sees on, et siis ma usun, et Janne meeleldi jagab neid. Ja siis kõige suurem komplekt on just õppekomplekt, kus on sees kohe umbes 40 erinevat moodulit ja mootorit ja tuld, kus on siis võimalik kohe terve suure komplektiga siis väga suurt väga palju andureid koheselt nagu kasutuse panna. Ja see annab võimaluse ühe komplektiga näiteks, kui on teil päris mitu selliseid Halo-Code arvuteid või siis CyberPI arvuteid või siis ka M-botte, mis sisuliselt tegelikult on üks ja sama asi, lihtsalt see vorm on natukene teine, siis on võimalik siis andurite komplektiga õpilastel anda väga palju erinevaid nagu ülesandeid ja kui ma ise nüüd olen proovinud neid asju teha, siis ma näen ka, et ka puhtalt distantsõppe jaoks on see nagu väga äge, näiteks anda lapsele M-bot koju, ühtepidi õpetada iseendale natukene tema liikumist, anda lihtne ülesande kätte, aga ei pea tingimata andma robotit, võib anda ka lihtsalt CyberPI, ei pea andma ka tingimata koos selle põhjaga, võib lihtsalt roboti pealt anda selle sama arvuti ja USB kaabliga ühendada siia külge, võtta vool hoopis USB kaablist ja laps saab siia sisse laadida programmi ja näiteks tuua järgmisel päeval õpetajale tagasi, ütleb, näe, tegin sellise asja, ei ole äge. Ja õpetaja saab siis hinnata nii ühte või seda programmi, mis ta on kirjutanud ja teistpidi siis ka vaadata, mida seal kaasa saaks aidata ja mida uut võiks veel sinna juurde pakkuda. Et väga nagu ägedad sellised asjad ja CyberPI on nagu selles kihvt, et see on täitsa suurepärane vahend prototüüpimiseks näiteks mingisuguse telefoni või arvuti äpi tegemiseks. Siin on olemas enamused sellised asjad, et saada kogu see sisend ja väljund ja selline üldse arvuti äpi juhtimine nagu päris hästi käppa. Et mulle ta väga meeldib ja see on siuke, ma kannan teda päris tihti lihtsalt taskus, et kas või see, et mingi laps ütleb, et mul on korrutustabletit vaja teha, siis mul on siin kohe võtta. Äge. Ja loomulikult on võimalik kõike moodulid osta eraldi. Et näiteks otsustate, et tahate ainult sellist komplekti saada, kus on 4-5 andurit sees, aga on vaja 5., 6., 7. siia konkreetselt juurde konkreetse projekti jaoks või pikemalt mingisuguse suvelaagri või mis iganes jaoks. Et siis on võimalik eraldi nüüd komplekteerida ja teha täpselt selliseid komplekte, mis vaja on ja adresseerida kõik erinevaid mõtteid ja ideid. Aga ega siin väga pikalt selles suhtes ei olegi, et niimoodi lühidalt ma olen selle asju ümber käinud, aga hästi oluline on muidugi see, et kuidas me selle programmi sinna arvutisse saame. MakeBlockil on siis selline tarkvara nagu M-Block ja see siis on Scratch ehk blokipõhise programmeerimise keelekeskkond. Ja see on selles suhtes hästi kihvt keskkond, et lisaks blokipõhisele programmeerimisele on võimalik tema siis ka programmeerida Pythonis. Ja samal ajal, kui näiteks blokipõhiselt panete oma programmikoodi kokku, siis te kõrvalaknas võite ka kohe näha, et kuidas täpselt seesama programmikood siis kujuneb siis Pythoni keeles. Ja see annab päris jaoks võimaluse siis katse-eksitusmeetodi ja hakata aru saama, et kuidas siis see arvuti räägib. Ja isegi täiesti võhikul on võimalik sealt aru saada väga lihtsate lahendustega, et mis siis täpselt toimub. M-Block programmeerimise keskkonnas on ka hästi palju erinevaid õppejuhendeid ja näiteks kui me võtame sama Halo-Code'i või CyberPI, et seal on võimalik siis selle CyberPI nimekirjast valida siis erinevaid projekte, mis on sinna juba siis valmis tehtud ühtepidi tootja poolt ja siis kui minna veel eraldi kasutajate projektidesse, siis seal on väga palju erinevaid lahendusi, mis on siis nagu ellu viidud ja mida siis saaks juba klassitundides ka teha. Siis kindlasti hästi oluline osa on ka see, et lisaks MakeBlocki nagu oma seadmetele on seal hästi palju erinevaid
kolmanda osapoole seadmed, näiteks Arduino moodulid, Raspberry moodulid, Gitronicu mooduleid, et kui teil on näiteks projekt, mis sisaldab endas rohkem asju kui ainult M-bloki või MakeBlocki asju, siis on teil võimalik see seal need omavahel kokku siduda ja anda selle nagu suurem nagu raamistik ja hoida see programm nagu ühes kohas. Aga loomulikult M-block baseerub standardtarkvaradel ja on võimalik neid ka siis juhtida tavalise Scratch programmiliidesega või tavalise Python kodeerimisliidesega, et ta ühildub sellega ilusti. Meil on mingi küsimused siin vaikselt tulemas. Ja loomulikult see M-blocki programmeerimise keskkond ei eelda ka iseenesest sugugi mitte roboti olemasolu, et nagu seal pildi pealt on ka näha, on seal väike mõmmi pilt ja tema taustapilt, et selles samas keskkonnas on võimalik luua siis nii-öelda selline graafiline programm, mis siis paneb ühtepidi kas selle olendi seal liikuma, tausta liikuma, toob erinevaid interaktsioone, teksti, numbreid, täpselt seda, mida te sinna tellite, on võimalik sinna tuua ja ehitada sõna otseses mõttes äpp ka seal ilma robotit omamata. Roboti omamine annab nagu selle käega katsutava tulemuse, et kui te panete selle asja nagu päris elus liikuma, siis see tekitab hoopis teistsuguse tunde, kui see on kuskil arvutis. See arvutis pikalt olemine ja arvuti asjades oma elu äratamine või jätta selline tunde, et ei olegi nagu millegi valmis saanud. Kõik asjad nagu olemas, aga midagi nagu ei ole. Selles robot annab hoopis parema tunde. Ja siis ega see M-block ei olegi, ja siis ka prototüüpimine, et nii palju kui mina prototüüpimisega elus olen hakkama saanud, siis kõige olulisem kindlasti alati idee, et üha rohkem, mida ma robootikaga ja mehhatroonikaga olen nüüd koostööd teinud, siis ma näen seda, et kõige koledam, mis võib juhtuda, see keegi toob sulle roboti. Ja kui sul mitte midagi sellega teha ei oska, siis see täpselt nii ongi. Et kui mul ei ole ideed, siis ma lõpuks ma tõstan ta paar korda maast üles, vilgutan paar korda tulesid ja siis mul see huvi kaob ära. Ja robot ärkab ellu siis, kui see idee on olemas, et mida sa tegelikult ellu tahad viia ja MakeBlock ise loob siis erinevaid mõtteid, mida võiks rakendada läbi päris rikkalisega õppesisu, mida siis on võimalik MakeBlocki kodulehelt kätte saada. Kuid samamoodi on kasutajatelt väga palju ideid, mida saab teha ja samamoodi ka MakeBlocki MakeX võistlus. Et on olemas MakeX võistlus, mille kaudu siis on võimalik oma ideid siis maailma viia ja vaadata, et kuidas neid siis ka ellu viia. Selle aasta MakeX oli meil siis meie praegu idee, et koroona tõttu on see natuke seisma jäänud. Aga nagu ma ütlesin, idee on kõige alus. Aga mis idee see on, kui see idee ei jõua mingi käekatsutava tulemuseni? Et kogu MakeBlocki mõte ongi see, et pakkuda siis kõik vahendid ja eeldused selleks, et see idee oleks võimalik teha käega katsutavaks ja näidata seda elulises suuruses töötamas, sest siis on võimalik temaga midagi lahendada. Ja selleks, et ideed ellu viia, ongi esimene aste on siis kas siis selline robot või siis CyberBI arvuti või HoloCode ja sealt hakkab pihta ja kindlasti selleks on vaja ka siis programmeerimistarkvara ja sealt saab enamus asjad saab ju ära tehtud. Ja kui nüüd tekib mõtet, et mis siis nagu edasi, siis ongi üksikute andurite lisamisel või siis komplektide kaupa, siis need andurid lihtsalt lisades ja neid keskkondi kokku pannes, näiteks tahate koju ehitada ise lahti käiva kassiluugi, mis siis tema mikrokiibi järgi ukse luugi lahti teeb, siis sisuliselt on sellest kõik olemas. Et on olemas kuskil andur, mis selle mikrokiibist tuleneva signaali kinni püüab, selle pealt annab käskluse, kuskilt avaneb mingi mootor, mis teeb luku lahti ja ta teie oma kass sisse saab, kui võõras kass tuleb, siis ta ei lase. Ja niimoodi vaikselt ehitades on võimalik jõuda igale poole. Ja selleks, et neid seda oleks võimalik teha, siis MakeBlock pakub omalt poolt ka välja palju erinevad selliseid komplekte erinevate varuosadega, nii-öelda metallist ja plastmassist, siis talad, klambrid, nurgad, latid
neid saab ka tõenäoliselt ehituspoodidest, aga MakeBlockil on lihtsalt tehtud koolide jaoks spetsiaalsed komplektid, millega saab siis päris lihtsasti erinevaid roboteid kokku panna. Ja kui sellest peaks puudu jääma, siis loomulikult on võimalik kõike printida ja teha täpselt selliseid asju, mida siis täpselt vaja on ja MakeBlockil on siis oma 3D printer selle jaoks, mis on tõeliselt võimekas ja peaks ta olema piisav kõikide kooli vajaduste jaoks. Tal on selline kuumutatav printimisalus, mis ei jäta seda plastmassi sinna kõvasti kinni, on võimalik lihtsalt sealt eemaldada. Tal on päris tark selline tarkvara, mis võimaldab näiteks voolukatkestuse puhul tööd jätkata pärast seda, kui see voolu on midagi katki läinud. Nii et kui näiteks jätab ööseks midagi printima, mis on 3D printeri nagu suurim probleem on see, et mingid asjad valmivad väga kaua. Ja lastel ei pruugi olla aega seda oodata ja näiteks panetegi ööseks midagi printima ja tulete hommikul võtate ära. Sest tavaliselt klassiruumis olemise aja jooksul ei suudeta kõike seda valmis teha, et tihti need prototüüpimise projektid on pikemad kui ainult üks klassitund. Aga kui näiteks on vaja midagi lihtsamat ja kiiremat teha, siis MakeBlockil on siis laserlõikaja olemas, kus siis on võimalik siis kas siis papist või plastmassist või siis puust välja lõigata siis erinevaid asju, kas või sama plaat, mis ma teile näitasin ennem, kus see tandurid peale on pandud, on siis lõigatud välja siis laserlõikajaga õhukesest vineerist ja neid siis võib siis erinevaid asju välja lõigata, mida siis on vajalik kas konkreetselt 1 tunni jaoks või mingi projekti jaoks või lastele kodusse andmiseks mingisuguseid põhjasid või varoosasid, mis võiks olla nagu asjalikud. Papi lõikamine on näiteks hästi levinud ja hästi tavaline. Sellest on esiteks võimalik väga kiiresti lõigata ja teistpidi on ta hästi odav ja ka keskkonnasõbralik. Ja papilehti on võimalik meil ümberkaudu päris palju saada ka, et näiteks laserlõikamisvineer on selline natukene keerukam juba, et iga vineer, mida me ehituspoest ostame, alati ei kõlba ja probleemiks on lihtsalt see, et need laservineerid on hästi valitud materjalidest, võimalikult vähe oksakohti. Laserlõikamise juures on probleem alati see, et kui tuleb oksakoht ette, aga te olete pannud lõike sügavuse mingi tugevuse peale, siis oksakoht tihti on kas tugevam või nõrgem, mis tähendab seda, seal võib tekkida kas põletusjälg või siis jääb midagi lõikamata ja selle tulemusena siis teie väljalõige lihtsalt ei tule piisavalt kvaliteetne või on hoopis rikutud. Ja niimoodi selliste sammudega jõuabki ideest prototüübini ja MakeBlock, nagu ma ütlesin, on teinud siis kõik selleks, et see oleks võimalik see prototüüp valmistada ja Insplay's on olemas ka siis piisav valik erinevaid asju, et oleks võimalik üldse kuskilt pihta hakata. Ja niimoodi lühidalt olengi mina vist oma põhiosa nüüd kokku võtnud, ma pigem lähekski siis küsimuste peale. Et need küsimused, mis ma algust teile välja käisin, et milleks MBOT 2 on mõeldud, et ma usun, et ma vastasin sellest ära, aga lühidalt võtan kokku, et MBOT 2 enne kõike on see põhikooli ja algkooli õppevahend, õppimaks siis üldse programmeerimust, mehhatroonikat, sellist robotiga suhtlemist, robotikeelte õppimist ja minust on see väga kihvt ja väga hea platvorm. Ja matemaatikaõpetuseks saab, seda ma ka vastasin ära, et saab õpetada tõesti matemaatikas väga erinevatel viisidel ja jälle on see, et ideid on palju, ei ole keeruliselt ka rakendada ja kui peaks olema vajadust, et me anname omalt poolt ideid juurde, siis ma kindlasti olen valmis siinkohal kaasa aitama. Kohe üks küsimus tulnud lisaks, et millal MBOT 2 lattu jõuab kuskil mais tõenäoliselt, jah? Peaks hästi paari nädala pärast jõudma, et on juba teel meie poole. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi? Kirjutage julgelt. Coderock ja Neuron. Coderock ja Neuron. Ahah, no Coderock on mul see laua peal olemas, et ma hea meelega käsitlen ka, et Coderock ja Neuron. Kes ei ole Coderockiga tuttav, siis Coderocki on väike, no õige ma teda siin käima ei pane, eks see on siin alati neid,
ma julgustan alati ka pöörduma Insplay poole selles mõttes, et kui teil on vaja neid roboteid testimiseks kasutusele võtta, siis ma usun, et Insplay hea meelega annab teile seadme testimiseks ja saate oma käega katsuda, mis ta on. Coderoki on sisuliselt M-boti, ma julgeks öelda, lasteaias ja algkooli sõbralikum ja tüdrukute sõbralikum versioon. Et tal on põhimõtteliselt samad andurid mõningate mööndustega. Siin optiline andur on natuke erinev, siis tal ei ole vist, ja tegelikult on samad andurid, jah, tal on kõik samad andurid peal, mis on M-botil, aga ta on selline sõbralikus versioonis, ratastasemel on tal roomikud ja samamoodi nagu M-bot 2 on tal siis võimalik see aju osa nagu sellest mehaanika osast nagu eemaldada. Siis et seda oleks ka võimalik laiendada, siis on Coderokil ja siis MakeBlock ka pakkunud välja siis erinevad sellised moodulid, kui M-boti jaoks on siis M-buildi sellised moodulid, mis on rohkem nagu põhikoolile ja mehhatroonika huvilistele nagu sobilikumad, kes on nagu natukene juba edasi jõudnud ja ei eelda seda kasugust ilu rohkem või rohkem praktilisust, siis Coderoki jaoks on tehtud sellised värvilised, lastesõbralikud, sellised kihvtid moodulid, mida on siis võimalik Coderoki külge ühendada. Coderokil on kui see sabas, näete, on selline liides ja see liidese külge saab siis neid kas siis otse panna, neid erinevaid andurid või siis juhtmega ja siis põhimõtteliselt Coderokit siis erinevate Lego varuosadega, Lego klotsidega siis ehitada Coderoki ümber päris huvitav ökosüsteem nendest anduritest. Ja neid andurid ma olen ka päris mitmeid kordi proovinud, need on ka suuremaid ja väiksemaid komplekte ja väga põnev ja samamoodi võimalik ühendada neid siis internetti ja teha päris selliseid keerukaid ahelaid. Aga alustamiseks on see Coderoki ka väga äge ja Coderoki jaoks on siis olemas juba valmis äpid sellisel kujul, et temaga tõesti alustada päris esimesi samme, alustades selleks, et näiteks panete tahvelarvutis programmi tööle ja laps saab alustada seda õppimist, mis lihtsalt väga lihtsalt. Esimene ülesanne, tõsta robot üles, tehtud. Signaal toimis, ahah, see on siis liikumisandur. Nüüd võtame järgmise. Kata näiteks, pange Coderoki teki alla. Panid teki alla, ahah, selge, valgus kadus ära, valgusandur töötab. Ja niimoodi väikeste sammudega jõuate siis ühel hetkel selleni, et kuidas siis üldse plokipõhist programmeerimist kasutada, mis on oluline, mis ei oluline, mis järjekorras siis mingeid asju seal ehitatakse. Need väga suke kihvt platvorm ja lihtsalt iseõpitav ja võib-olla kõige olulisem on see, et õpetajatel oleks seda lihtne õppida. Mina võiks öelda, et kui on inglise keele oskus olemas, siis MakeBlocki toodetega on päris lihtne toime tulla. Takistuseks võib olla MakeBlockil see, et kui inglise keele oskust ei ole, siis eestikeelset sisu võib olla vähe. Loomulikult Insplay siin mingid materjalid on võimeline ära tõlkima, mingid on juba olemas. Mida sügavamale selle teemaga minna, mida lähemale mingitele anduritele, põhimõtetele, mingisugustele kogemustele, teiste läbitud projektidele, need paraku on inglise keeles, eks neid tuleb siis konkreetselt tõlkida nii, nagu see huvi on olemas ja õnneks on lapsed väga edukad neid asju läbima. Kui lapsed midagi tahavad tõesti teha, siis nad leiavad selle maa alt ka ülesse. Et seda ma näen nagu üha rohkem. Et omagi laste pealt, mida ma näen, et algust see sama, kui ma lihtsalt selle roboti toon, siis see erutab need umbes tunniks ajaks. Aga kui see projekti seal peal ei ole, siis huvi kaob päris ruttu ja nii kiiresti, kui ma saan selle idee sinna taha, siis seda tekib, see huvi tekib ja see võib püsida päris kaua, nii kaua, kui ma ise suudan neid ideedega toetada. Nii, meil on siin vahepeal paar küsimust. Nii, võtame need küsimused, jah. Et kuidas laetakse müügil olevat M-boti liitiumakut ehk siis seda vanemat versiooni nii-öelda? Ma ausalt ei tea. Ma ei ole seda oma käega, seda akut käes hoidnud. Ma olen ise oma M-botile kogu aeg ostnud neid lihtsalt tavalisi patareiakusid ja lihtsalt laadinud neid eraldi väljas oleva laadijaga. Ma eeldan seda, kui internetist kiiresti välja otsid, et seal võiks olla USB ots. Seal on USB ots tõesti. Mina katse käib siin USB ots. Ja siis kuna ta selle vanal M-botil on siis voolu ots on siis sellise
voolupistikuga, et siis tõenäoliselt selle kaudu ei laeta, selle USB laetakse ära, siis see voolupistik on siin kohe statsionaarselt siis sees. Minu soovitus on, kui see aku on oluline, siis võib ta eraldi hankida, ta laadida, aga muidugi kõige soodsam variant on lihtsalt hankida siis neid tavalised AAA tüüpi patareisid või laetavaid akusid ja liikuda nendega ja neid patarei raame on võimalik eraldi juurde leida ja siis hoida nad valmis, et kiiresti oleks vahetatavad. Nii, MBOT 2 hinna kohta küsiti ja aitäh, Alo, et sa andsid ka lingi. Igaks juhuks ütlen, et kindlasti küsige hinnad üle, sest haridusasutustel on meil hinnad soodsamad. Kas MBOT 2 on aku komplektis? Ja, MBOT 2 on aku komplektis. MBOT 2 aku on siis selle süsteemiplaadi peale siis juba kinnitatud. See on ühtepidi hea, et ta seal on kohe olemas. Teistpidi on, kui sellega nüüd pidevamaks juhtuma, et siis tuleb see anda siis remonti ja see siis vahendatakse juba remondi käigus ära. Et ta ei ole seda lihtsalt vahetusvõimalust, et ühtepidi lähevad asjad nagu mugavamaks ja teistpidi, eks seal on natuke tagasilöögid ka sellega, et vanal MBOT-il oli võimalik see lihtsalt siis võtta ja lihtsalt ära vahetada ja suhteliselt soodsate kuludega. Et uued asjad liiguvad uut rada pidi. Ja Andres vahepeal kirjutas meile ka MBOT 1 aku laadimise kohta. USB kaudu, jah. Nii, kas eestikeelses Scratchis annab CodeRocki programm ette teha? Eesti keel vist ei ole selles suhtes piirang seal, et lõpuks käsustik on käsustik, et kas see nüüd käsustiku moodul on nüüd eesti keelde tõlgitud, see sisuliselt taustal käib see asi ikkagi Scratchi keeles või inglise keeles, nii nagu see kirjutatud on. Ikka saab, jah. Kas kellelgi on veel meile küsimusi? Tundub, et ei ole. Aga suur aitäh teile kõikidele ja suur aitäh Endole. Kui teil vahepeal tekib juurde küsimusi? Jaa, et kui tekib nüüd juurde küsimus, et täna me jäime sellise suhteliselt üldisele tasemel ja tutvustasime toodet kui sellist, et kui nüüd on huvi konkreetsemalt selle kohta, et kuidas midagi programmeerida, kuidas erinevaid tunde läbi viia, et siis kindlasti võtta ühendust meiega ja siis valmistame teile midagi ette ja õpetame siis kas õpetajaid koolis olema valmis siis neid tunde läbi viia või siis näiteks miks mitte kui ühel hetkel, kui koolid lahti tulevad, tulla teha mõned näidistunnid teile, et võtke ühendust meiega ja teeme nii nagu vaja. Nii, vaatame, Alo veel kirjutab meile. Kas MBOT 2 katsetamiseks on kindel inimene, kelle poole pöörduda? Janne, sina oled vist see, eks ju? Ja, et Insplay's Janne Kivila on siis see, kelle poole pöörduda, tema on siis Insplay hariduse juht ja tema käes on siis kõik need erinevad seadmed, mida võib katsetada, nii MBOT 2 kui ka need samad erinevad andurid, mida võib proovida, et tõesti leida sellist ägedat ideed erinevate tundide läbiviimiseks. Minu jaoks on jah, need hästi kihvtid ja tundideks maadlemist iga vähem ideid projekte ellu viia. Aga suur aitäh teile kõikidele, et te tulite ja notamalt, tulge külla, vaatame kõik MBOT 2 CodeRockid ja teised MakeBlocki seadmed üle. Ja, aitäh teile leidmaks aega ja ilusat kevadet ja püsige terved ja ehk saab varsti koolid ka lahti. Tšau!